et alguseks loeks nagu seda õpetussõnad 20. Vein paneb pilkama, vägijook lärmama ja ükski, kes seda paneb, keda see paneb taaruma, pole tark. Kuninga ähvardus on otse kui noore lõvi möilgamine. Kes seda vihastab, teeb pattu oma hinge vastu. Mehele on auks hoiduda riiust, aga kõik meeletud hakkavad peale. Laisk ei künna sügisel, lõikuse ajal ta ootab asjata. Nõu on mehe südames nagu sügav vesi, aga arukas mees oskab seda ammutada. Paljud inimesed kuulutavad oma enese headust, aga kes leiaks ühe ustava mehe? Õige elab oma vagaduses, õnnelikud on ta lapsed pärast teda. Kuningas, kes istub oma aujärjel, hajutab oma silmadega kõik kurja. Kes võiks öelda, ma olen oma südame puhtaks teinud, ma olen oma patust puhas. Kahesugune kaaluviht ja kahesugune vakk, ka need mõlemad on issanda meelest jäledad. Juba poisikese tegudest tuntakse ta loomust ja puhas tuntakse ta loomust, on puhas ja õige. Kuulja kõrvale ja nägija silmale, ka need mõlemad on issand teinud. Ära armasta und, et sa ei jääks vaeseks, hoia silmad lahti, siis saad leiba küllalt. Halb, ütleb ostja, aga ära minnes ta kiitleb. Olgu kulda ja palju pärleid, aga teadlikud huuled on veel kallimad. Võta kuulda sellelt, kes on hakanud käendajaks võõrale. Muurase pärast võta temalt pant. Valega saadud leib on mõnele magus, aga pärast on suu täis sõmerat. Nõu pidades lähevad kavatsused korda, ainult targa juhtimisel pea sõda. Kes käib keelekandjana, paljastab saladusi, sellepärast ära seltsi lobisejaga. Kes neab oma isa ja ema, selle lamp kustub pilkases pimeduses. Pärand, millega esmalt on kiire, ei too lõpuks õnnistust. Ja ära ütle, ma tasun kätte kurja eest. Oota issandat, küll tema aitab sind. Kahesugune kaaluviht on issanda meelest jäle ja vale kaal ei ole hea. Mehe sammud on issandalt, kuidas võiks siis inimene tunda oma teed. Inimesel on püüde paelaks kergemeelne ütlus, see on pühitsetud ja alles pärast seda tõotusi hakata järele mõtlema. Tark kuningas puistab õelaid ja laseb ratta neist ülel käia. Inimese vaim on issanda lamp. See uurib läbi kõik südames opid. Armastus ja ustavus hoiavad kuningat ja ta toetab helduse läbi oma au järge. Noorte meeste uhkuseks on jõud ja vanade ehteks on hallid juuksed. Harmihaavad on kurja kasimiseks ja hoobid ihusoppide jaoks. Teinekord on veel selline asi ka, et siin erinevad inimesed, kes on siin, ma olen kuulnud, siin räägivad oma profeteeringutest ja asjadest. Siis ma enda kogemuses nüüd viimane kord, kui mul siin jälle nagu profeteeriti, siis ma sain väga palju kinnitust sellest, mis on eelnevalt toimunud ja mis on tulemas. Et paljud kuulevad midagi niisugust head, kus öeldakse, et näe, et nüüd sul hakkab selline asi juhtuma, aga nad võtavad kätte ja nad ei oota seda aega ära.
nad ei oota seda jumalapoolset juhtimist, et sellega nagu selleks valmistuda ja selleks valmis saada, vaid hakkavad eelnevalt ise tegutsema, ise tegema ja jooksevad jumalast ette ja jumal vaatab siis, et kuhu sa jooksed? Kuhu sa jooksed? Ma ei jõua sulle järgi, sa jooksed mul eest ära, sa ei lase teha. Ja teevad oma tahtmist. Seda viimase paari nädalaga ma olen siin paari asja näinud niimoodi, et jumal on nagu, ma ei tea, kas spetsiaalselt kohe näidanud või mille pärast on, aga siin lähevad erinevate inimeste, mis on inimestega juhtunud, lähevad täpselt üks ühele, läheb nagu kokku see, et lihtsalt nii kurba vaadata, et inimesele on nagu öeldud, aga ta ei kuula. Inimene absoluutselt ei kuula, mis talle räägitakse. See on nagu, tundub nagu, kui öeldakse, et sul on põlv katki ja sa vaatad ja on katki ja siis teile ütleb, et ei ole katki, kus ta katki on, ta ei valuta mul ju, ta ei ole, kõik on korras, aga on katki, sa näed, katki on. Aga inimene ise vaatab, ütleb, et kõik on korras. Ma loeksin veel ühe natuke. Lõpetussõnad 22. Aus nimi on kallim kui suur rikkus. Hea kuulsus on parem kui hõbe ja kuld. Rikas ja vaene kohtuvad, issand on loonud need mõlemad. Tark näeb hädaohtu ja poeb peitu, aga rumalad lähevad edasi ja saavad nuelda. Alandlikkuse ja issanda kartuse tasu on rikkus, au ja elu. Okkad ja paelad on valelikul teel, kes jääb neist eemale, hoiab oma hinge. Juhata poiss ta tee peale, siis ta ei lahku selles ka vanas eas. Rikas valitseb vaeste üle ja laenaja on laenuandja ori, kes külvab ülekohut, lõikab viletsust ja tema vihavits saab otsa. Kes on elde, seda õnnistatakse, sest ta annab oma leivast kehvale. Aja pilkaja ära, siis lahkub riid. Lõpeb tüli ning teotus. Kui kes armastab südame puhtust ja kelle huuled on armsad, selle sõber on kuningas. Issanda silmad valvavad tunnetust, aga ta kummutab petise sõnad. Lais küteb väljas on lõvi, tapab mind viimaks keset turgu. Võõraste naiste suu on sügav haud. Keda issand on hukka mõistnud, see langeb sinna. Meeletus on seotud poisi südamesse, aga karistusvits saadab selle temast kaugele. Kes rõhub viletsat, et rikkaks saada, ja kes annab rikkale, sellele tuleb vaesus. Pööla kõrv ja kuule tarkade sõnu, pangu su süda tähele minu tundmist, sest see on armastus. Kui sa need eneses säilitad, kui need kõik pööra kõrv ja kuule tarkade sõnu ja pangu su süda tallele minu tundmist, sest see on armas. Kui sa need eneses säilitad, kui need kõik su huuled on valmis, et issand võiks olla su lootus, selleks ma õpetan täna just sind, kui ma ei ole sulle kirjutanud 3 korda nõuandeid ja teadmisi, et õpetada sulle tõe sõnu, et võiksid vastata oma läkitajale tõe sõnu. Ära riisu viletsat, sellepärast, et ta on vilets, ja ära rõhu vaest väravas, sest issand lahendab nende asja ja röövib nende röövijate hinge. Ära pea sõprust vihastujaga ja ära käi läbi raevutseva mehega, et ta ei harjuks mu viisidega ega valmistaks püüda paela oma hingele. Ära ole nende seas, kes kätt löövad,
kes hakkavad käendajaks võlgade eest. Kui sul ei ole millega maksta, mis peaks võetama su voodi su alt. Ära nihuta igivana piirimärki, milles su esiisad on seadnud. Kui sa näed meest, kes oma töös on tubli, siis on ta koht kuningate, mitte alama rahva teenistuses. Amen. Selleks korraks vist kõik.